Juhu! Jusuliiva! Lusuliiva! Sõiduhooaeg läheneb meeletu kiirusega. Lähme siis minu auto juurde jälle ja paneme täna külge siis Porsche Classic Communication Management Plus süsteemi. Ja lisaks siis lisame mu üsna plangule autole natukene originaal lisavarustust. Eks paneme püsikiirushoidja külge. Tänaseks ongi siis põhimõtteliselt ju autoga need nii-öelda nagu visuaalselt natukene igavamad toimingud nagu tehtud. Pidurikettad said ära vahetatud, klotsid, amordid, kõik mis amortidega kaasnes, süütepoolid. Auto on siis põhimõtteliselt nagu nii-öelda korras, on ju. Ma lihtsalt olen nagu selline inimene, et mulle meeldib, kui need nähtamatud asjad on nagu korras. Mind nagu igasugused need uhked edevad asjad nii väga ei kotigi, kui päris aus on. No kotivad ikka, aga nagu kuidagi on palju parem tunne, kui ma tean, et auto on kapoti all korras. Tihti nende nähtamatute asjadega, jutumärkides nähtamatute asjadega on ka see, et nende peale kulub kõige rohkem raha. Ja raha kulutamisest ilmselt räägime üldse mingis kuskil hiljem. Ilmselt tahaks nagu natuke kokku lüüa, mis kõik siin maksma on läinud. Aga et mulle nagu meeldib, kui auto on kapoti all korras. Pane nendest igasugustest paukuvatest väljalasketorudest ja coiloveritest eriti kasu, kui piduriklotsid on läbi. Lihtsalt. Selline minu seisukoht. Võib-olla veel üks veidrus minu puhul on see, et mulle meeldib, mul on nagu olulisem auto seestpoolt kui väljaspoolt. Mõlemad on olulised, aga kui ma peaks nagu kuhugi skaalale panema, siis mul on tähtsam, et auto on seest puhas korras hea välja, sest see on ju see, mida ma ise näen nagu 95% ajast. Ja võib-olla nagu veider fakt minu kohta, et ma pole mitte ühegi oma autoga elu sees teinud keraamilist. Ma pole isegi elu sees ühtegi oma autot poleerinud, kui ma nüüd niimoodi mõtlen. Piinlik lugu. Ja ma tahaks selle auto puhul ka seest teha asjad nii, et mul on nagu süda on rahul. Mind häirib, et need kellapõhjad on kraabitud. Ma näen kogu aeg, ma vaatan, sõidan autoga, näen kogu aeg need kraabitud kellapõhjad. Ma tahaks need kellapõhjad kindlasti ära vahetada. Mind ka häirib tegelikult see, et mul on esiistmel need kollased sisud. Et see oleks okei, kui taga oleks ka, aga lihtsalt 2 esimest istet on mingi kollase kattega, et ma ei tea, kuidagi ei lase mul magada ühesõnaga, tahaks need asjad nagu korda saada. Mul nagu oluline, et see sisu on nagu paigas, timmis. Ma ilmselt ei ole üksi sellega, ma arvan, et siin teie vaatajate seas on ka selliseid inimesi, keda sellised asjad häirivad. Aitab pläkutamisest näeme Porsche esindusse. Hakkame toimetama. Nii oluline hetk. Nüüd hakkame autole sättima püsikiirushoidjat. Sama asi, mida ma tegelikult tegin ka oma eelmisel 996 on võimalik need originaaljuppidest panna autole püsikiirushoidja. Vaatame, kas tuleb mingit probleeme ka või ujub. See on asi, mida ma olen YouTube'is nii mitu korda vaadanud, kuna nad vahetavad neid roole igal pool välja selle 991 rooli vastu. See Porsche rool käib nii lihtsalt ära, paned siit selle sisse ja teed krõmps ja ongi olemas. Paus dramaatilise efekti tekitamiseks. Tada! Nagu naksti. Oluline märkida, et aku peab tagant lahti ühendatud sellel hetkel, sest et muidu airbag võib näkku lennata. Nii pidi panen teada, millegi pärast peaks lahti minema, sest ta lendab. Piu! Katuses. Tolerooline. Ool pani udune. No nii, mis see teid teeb? Liiguks. Ja. Tada! Jupp tuli küljest ära. Ilma püsikiirushoidjata. Nüüd läheb asemele uus jupp, millel on ka püsikiirushoidja koht olemas. Püsikiirushoidja on ikka minu jaoks üks oluline asi, mida rohkem ma autoga roadtrippe teen, seda rohkem seda püsikiirushoidjat vahel ikka vaja on. Et selles mõttes hea, et nagu saab niimoodi vanale klassikule originaal
põhimõtteliselt originaaljuppidena lisada spekki asju juurde. On juba eelmise autoga üsna üllatunud, et niimoodi saab nagu lisavarustust autole lisada tagantjärele. Et kuidagi on siuke mulje jäänud, et kui sa autot nagu ostad endale uuest peast, et see lisavarustus, mis sa sinna paned, siis see ongi see ja originaal lisasid sa sinna enam juurde lisada ei saa. Aga näed, 997 saab väga rahulikult panna teha, sest otse originaal püsikiirushoidja. Mega hea minu meelest. Mega hea. 2 sõpra. Jah, on tõesti erinevus. Silm nähtav erinevus. Etsi käisi, et ongi põhimõtteliselt paned kangi külge ja ongi korras. Et kuidagi siuke tunne, et kuskilt peaks midagi nagu veel panema, et püsikiirushoidja. Et normaalne töötav püsikiirushoidja auto küll panna. Aga näed, lihtne. No näed, üks asi jälle tehtud, auto jälle paremaks. Rool küljest tagasi ja püsikiirushoidja siin ja nii nakstine. Üks oluline asi, et see päris nii lihtne ei ole, et paned just selle kangi siia külge ja ongi korras, et põhimõtteliselt on ikkagi vaja ka auto ajule teada anda, et sellel autol on nüüd püsikiirushoidja olemas. Selleks Georg lülitas selle arvuti siin taha ja põhimõtteliselt on 3 juhtplokki, millele on vaja siis teada anda, et püsikiirushoidja on autol olemas. Et see sai siis nüüd ka tehtud. Põhimõtteliselt mootori ajule oli vaja öelda, et püsikiirushoidja on autol olemas. Näidikuplokile ja rooli elektroonikale oli ka vaja siis öelda, et see auto on nüüd püsikiiruse hoidjaga. No nii, mis kingitus siit nüüd välja tuleb? Ikka jõuluüllatus. Oba! No nii, rahvas. Ilmselt see on asi, mida 2 korda ei pea mitte kellelegi tutvustama. See on see asi, mis toob minu auto aastast 2005 täiesti uude kaasaegsesse ajastusse. Nii, toredale Android autole, mis siia on pandud siuke tore lisa, et on viimitud meil siia külge. Esimesest nagu korras, kui ma seda nägin, mulle tundus, et on siin kuidagi veidralt pandud. Rääkimata sellest, et ta ei tööta üldse. Lihtsalt väike remark, et ärge pange endale need Android autost sinna autosse, ärge kasutage liimi selleks. Muud ei olegi. Kui te siit videost midagi endaga kaasa võtate, siis võtke see informatsioon. Tada! Mis siit ei saa? Oppa nii. Õnneks originaaljuht meil on terveks jäetud. Täieli kussipesa, igast kraami siit välja kookida. Kõik marketplace'i müüki, kellel on vaja Jaapani mingit teemaksu andurit. 20 meetrit Jaapani juhet. Ja. Lihtsalt pange lihtsalt oma autodesse originaaljuppe, lihtsalt muud ei olegi praegu. See on kogu sõnum. Ühesõnaga, selline hunnik juhtmeid sai praegu siit autost välja kraabitud. Jääb ainult spekuleerida, et millega need juhtmed on seotud. Võib-olla selle läheb kõik otse Jaapani valitsusele, kogu see informatsioon selle auto liikumisteekonna kohta, aga ühesõnaga. Ja no lisaks nagu öeldud sai, siis kaalu läks kõvasti vähemaks. Järjekordselt saab öelda, et ärge pange neid kuradi Android asju endale siia. 10 kilo juhtmeid.
PCCM+, paigaldatud lõpuks, see oli üks põhiasi, mis ma tahtsin selle autoga ära teha. Minu arust näeb mega hea välja. Põhimõtteliselt süke nagu see oleks siin algusest peale olnud. 996 PCCM plussiga võrreldes minu arust ka nagu paremaks tehtud, et ei ole seda väikest plönni, kuhu pead telefoni ühendama, et siin on ilusti USB auk on nagu põhimõtteliselt kohe siin olemas, et ei ole vaja ei võta mingit lisaruumi ära, aga selle 996 põhiasi see, et võttis nii palju ruumi see lisa kuubik seal küljes, kuhu siis sai telefoni ühendada. Lisaks, mis ma teada sain, on see, et siin sees on nagu täiesti 2025. aasta kaart ilusti olemas, on ju, et kui Euroopa peale kuhugi ära eksid. Ja veel üks mega lahe asi on see, et nagu me teame, siis mu auto on üsna selline blank, et siin ei ole ei parkimisandurid ega midagi, aga põhimõtteliselt selle uue PCCM plussiga on mul autol tagakaamera valmidus olemas, et põhimõtteliselt kui kaamera ilusti siia ära ühendada, siis siia PCCM plussile ta kuvab seda pilti. Saan põhimõtteliselt sellise update'i oma autole siia orgunnida, kui ma tahan. Ja no rääkige, mis te tahate, ma ei tea, mõned kindlasti arvavad, et ma olen lolli, aga no ma olen alati seda originaaljupi meelt ja kõik need muud odavamad lahendused nagu no lihtsalt ei tööta mitte kunagi. Korraks nagu tundub juba, et töötab, aga reaalsus ikkagi päris elus ei tööta, et need originaallahendused on minu elukogemus on näidanud, et kõik originaallahendused on alati töötavad paremini. Mul on väga suur usk sellesse PCCM pluss, kogu sellesse projekti, et Porsche niimoodi vanakooli autodele sellist uuendust pakub ja see on üks põhjus, miks ma ka Porsche suur fänn olen, et väga lahe asi minu meelest. Ja alles oli suvi, kui ma selle auto ostsin. Alles me tegime ostueelset kontrolli ja juba hakkabki visioon oma kuju võtma. Auto on tehniliselt korras, hooldus tehtud, amordid, pidurid, ventilatsiooniklapid, kõik korras. PCCM pluss ja cruise kontrolli installitud. Edasi siis paneme uued esituled, teeme sillast tendi ära ja läheme interiori kallale. Näeme järgmises. Peace!